hommikust. See päev on käes. See päev. Lähme mammuga 7:30. Siin kõrval on meil kohe Tartu Ülikooli Kliinikum. Mõtlesime apartmenti selle järgi, et oleks mugav minna. Ma saan ainult seda öelda, et kõik läheb hästi. No Mari palat on küll nii uhke, et isegi mina võiksin siia jääda. Ja ma teen sulle patsid. See on nagu hotell, see ei erine väga Kotkast. No nii, Marikene. Ma kardan veits. Ei ole midagi. Nii ma olin küll ka hommikul üleval, aga vahepeal natuke pikutasin nüüd. Ärkasin üles ja ajasin pojaga üles, et natuke hommikust süüa. Nii me tulime sööma. Paul valib sushit. Siis emme tahtsis suppi. Ja, ma viisin mammu haiglasse ja ausalt öeldes oli emotsionaalselt väga raske teda sinna jätta. Nii et kui me jõudsime apartmentisse tagasi, siis ma läksin kõigepealt magasin tund aega. Ja nüüd me tulime siia, mis on tasku ja liftis nii toredasti tuli üks neiu tuli ja astusime lifti sisse ja siis kui ta liftist väljus, siis ütles, et vaatan teie vlogmasse, nii tore. Ja siis mul tuli hea tuju tagasi praegu. Mul just isutas selline Aasia. Väga mõnna. Tegelikult mina küsisin, et kas sa ei taha midagi täna võtta, siis kohe abikaasa ütles, et jaa, täpselt seda ma tahangi. Ja, mul oli selline tunne. Õues on lihtsalt nii õhker ilm, et... Õues ongi parem, kui on pime, siis ei ole seda jõhkrust näha, siis tuled natuke teevad asja oled helgemaks. Ja üle ainult oodata, mulle pimedaks läheb. On jälle asi parem. Nägid sa kiirustada? Me jääme tänaseks veel Tartusse, aga me kino endale. Vaatame vist kino, jah? Ma vaataks seda palun internetist, ma ei viitsi seista. No siin on lihtsalt kõik väljas. Kuna meil läheb siin Tartus aega, sellepärast et ma lähen alles Mari Millega tegeleb? Koodikeskusse. Siis Paul vaatas netist, et ta käib Batuudi keskuses, leidsime siukse koha. Lähme vaatame. Nii väga sketši koht. Paul tahtis võimalikult üksi olla ja Kahed jalanud on siin. tundub, et sa saadki. See on nagu see üks sinu kasukas juba oli seal istumise peal või istumise all. No nii, meie patsient on täies elujõus juba pikemat aega. Saatsid Snappi klassigruppi selfie sedasi. Ja kui paneb mulle mingi südameid. No muidugi, kõigil on ju hea meel, et sul on hästi. Sa näed nii nunnu välja. Mul on väga hea olla. Ma ei tea, ma saaks küll kooli minna. Mul nagu kõik korras. No selge. Jaa. Tšau. Kõik kaugelt kraavi mulle on. Või sa tahad sinust? Mul on väga hea olla. Ta palus, et ta tahab kooli minna. Meil on musterlapsed. Super. Mis kooli? Tööle, Indraku tallu tööle. Nõusikas jääb meil kõiga juba. No vali. Praegu ei taha tahan või? Jah. Veespaas on juba mõttetu olla, kui sa ei lähe veespaasse. No seda imet kõik teavad, siin ei ole midagi erilist. Suur tuba on küll. No jah, okei. Ja saad aru, kõige kurvem on see, et ma ei saa isegi vanni. No jah, nii on. Minul on nüüd ainukene päevakava täna veel ennast pesta ja minna magama. Margo läheb spaasse. See on 5 päeva seda teinud ka. Kõigil on seda vaja teada, aga jah, ei ole. Aga sellest ma olen uisutanud. Täna on olnud nii emotsionaalne päev, sellepärast, et oma lapsuke jätta niimoodi pärast, kui ta narkoosi magama jääb sinna operatsioonilauale, on hoopis teine tunne kui ükskõik missugune meditsiiniõe roll. Need on täiesti erinevad, see ei muuda mitte midagi. Et sa saadki ainult usaldada, sa saad teada, et ta on kõige paremates kätes. Mul oli natukene raske öö, ma magasin halvasti, ma saan ainult selja peal magada ja siis selle tõttu mul ongi nii, et ma umbes 3 tundi magan sügavalt. Ja siis ülejäänud aja ma olen üleval. Ja siis teadmine, et nüüd varsti läheb mu tupsukene operatsioonile. Et see oli mulle päris suur katsumus. Teine emotsioon on siis see, et kõik läks nii hästi. Mari taastus nagu mingi sekundi pealt.
tal oli rõõmus, hea tuju, kõik on hästi, praegu ta saatis meid ise haiglast ära, et ta tahab oma sõbrannadega teha rahulikult FaceTime'i. Nii et sellised asjad lihtsalt võtavad nagu teistmoodi nii emotsionaalselt läbi. Sa saadki sellest ise aru alles, kui see mingisugune rahuhetk tekib. Ja nüüd me siis oleme siin veespaas. Lihtsalt puhkame siin ühe öö ära ja mingit õhtusööki täna ma ei jaksa teha, ma ei jaksa ilus olla, seltskondlik ei jaksa olla. Nii et ma lihtsalt lähengi käin pesus ja lähen magama. Selline päev täna, liiga palju jõulude peale ei ole jõudnud mõelda, aga homme Mari tahtis hakata järgmist kuuske ehtima, nii et vaatame. Küll jõuab siis kõigega tegeleda. Ma ei tea, kui hästi mind praegu kuulda on, aga põhimõtteliselt praegu hakkas mu töö juures paus. See kestab siis 30 minutit, kell on 1 öösel ja poole tunni pärast tagasi tööle, aga senikaua saab puhata. Tegin väikse klipi ka, mis tööd ma hetkel teen. See ei ole nüüd päris töö, see on siuke, see antakse siin vahepeal, kui õiget tööd ei ole. Aga jah, siuke selle Austraalias on. Te hakkate mind arvatavasti natuke rohkem nägema. Teen ka natuke sisuloomet. Ja cool. Tegelikult on see hästi suur projekt. Siuke sild, kus jooksevad need kaablid, on Austraalias esimene. Ja nad on hästi uhked selle üle. Innovatiivsed. Siin on ja, see on ikkagi suur objekt. Ehk siis see vana sild, mis siin praegu on, see läheb kõik minema ja uus juba paistab siin. Varsti saab kokku oma vahel. Ja see on tegelikult väga ilus kant. Sealt jookseb ka üks sild. Ja siin samas elavad inimesed. Et see on, tegelikult on see väga ilus koht, kus elada. Aga lihtsalt hetkel on siin väga suuremahuline ehitus, mis teeb selle olukorra natuke keerulisemaks. Aga jah, muidu on ikkagi lahe värk siin. Hästi suur osa meie tööst on see, et me kõnnime siin Tellingutse peal üles-alla päevad läbi, mis teeb vahepeal päeva sammude summaks umbes 30 000. See on päris palju, eriti trepist üles-alla kõndida. Aga mulle see meeldib. Natuke olen küll liiga pikk nüüd asjade jaoks siin, aga ma näitan teile, kuidas tipust vaade on. Algselt, kui see pakkumine tuli siia tööle tulla, siis ma olin natukene skeptiline, kuna ma võib-olla natukene kardan kõrgust. Aga õnneks nüüd peaaegu juba 3 kuuga on see hirm täiesti kadunud ja uued teed ootavad avastamist. Kui te soovite veel Austraalia kohta asju näha, mitte ainult seda objekti siin, siis jätke kommentaariumisse mingi märge ja siis ma tean, kuidas edasi siin sisuloomet toota.